Tere, minu nimi on Margus Sarmet. Ja minu nimi Kristiina Saul. Ja me õpetame Alar Brotmani Terviseakadeemias idamaade meditsiini erialal tantrat ja tantrismi laiemalt. Kristiina, kus sa seda tantrat õppinud ja praktiseerinud oled, et sa seda teistele jagad? Ma olen käinud kursustel nii Eestis, aga ka Taimaal Agama joogakoolis ja mitteseksuaalset tantrat õppinud Indias ashramis. Ja räägi oma taustast ka. Mina leidsin enda jaoks tantra umbes 12 aastat tagasi. Toona tegutses Eestis selline jooga ja tantrakool nagu Bhairava. Seal sai minu tantratee alguse ja kohe esimesel kursusel ma leidsin, et see on midagi mulle. Ning seejärel jätkasin süvitsi tantraõpinguid, tantraõpetajaõpinguid Taimaal Agama joogakoolis, läbides seal õpetajakursusi ja veel terve rida kursusid ning mitteseksuaalset tantrat olen õppinud Indias Guruji Agamari käe all. Aga miks tantra? Mida see tantra sulle kui osalejale annab? Tantra on teadus iseenese ja universumi ühtsusest. Tantra on teadus energiatest, energiate genereerimisest, juhtimisest, tõstmisest. Tantra on teadus kontaktist iseendaga ja teistega. Ja tantra on selles mõttes üks väga äge süsteem, et ta on elu jaatav. See tähendab seda, et ei ole mingisugust enese piinamist, ennast millestki ilma jätmist. Vastupidi, tantra ütleb, et kasuta kõike, mis sellel maailmal on pakkuda ja tõsta see kõrgemale ülemistesse energiakeskustesse, et kogeda maailma hoopis uuel tasandil. Tantra on oma olemuselt üks kindel spetsiifiline joogasuund. Ja samamoodi nagu teistel joogasuundadel on eesmärk jõuda eneserealisatsioonini, valgustumiseni, nirvaanasse, samadisse, või kuidas iganes sulle meeldib seda kutsuda. Täpselt samasugune eesmärk ka tantral. Saavutada täiuslik kontakt iseendaga, selle läbi täiuslik kontakt Jumalaga, kõiksusega. Aga mis siis selle tantrat teistest joogaliikidest eristab? Tantra tegeleb seksuaalenergiaga, et väga mitmed joogaliigid jätavad justkui selle seksuaalenergia kuhugile tahaplaanile või seal on väga piiritletud käsitlus. Aga jaga, miks see seksuaalenergia üldse nii oluline on? Seksuaalenergia on üks kõige võimsamaid energiaid siin universumil üldse. Kui sa vaatad kas või igapäevast reklaami tänaval, siis kõike müüakse sulle läbi seksi. Kui üks energia on nii võimas, et ta suudab luua uut elu, siis ta suudab muuta seda elu ja muuta veel palju muudki. Ja kuivõrd tantra on üks joogaharu, siis eesmärk on sama, aga on sinu valik, et kas sa soovid teha mati peal asanaid, mis on väga hea, laulda bhajanaid bhakti joogas, mis on väga hea, teha karmajoogat, inimesi isetult teenida, mis on väga hea, teha aktiivseid kriiasid, mis on väga hea, teha veel erinevaid joogastiile, mis kõik on väga toetavad ja head. Tantra on lihtsalt see erinevust muude joogadega, et me kasutame seksuaalenergiat. Mis iganes sinu seksuaalenergiat genereerib, võta see ja tõstame ülesse. Ja tegelikult miks tantra ja seksuaalne tantra on võib-olla läänes nii populaarne, et kui sa seal kursusel osaled, siis sul on võimalik osa saada ka sellest teadliku seksuaalsuse käsitlusest, et üks asi on siis see vaimne pool, mis on nagu ilma selleta ei ole tantrat. Ja samal ajal on seal ka väga palju, selleks, et sa saaksid oma seksuaalenergia tuttavaks,
on seal siis võimalik ka igasugustest seksuaalsusega seotud blokeeringutest vabaneda, et see on üks tervendamise viis. Ja nii füüsilistest blokeeringutest kui emotsionaalsetest kui vaimsetest blokeeringutest. See on see koht, kus minna läbi võib-olla nendest juba lapsepõlvest kirjutatud traumadest või aastate jooksul maha maetud, maha vaikitud probleemidest, olla iseenda vastu aus, otsustada, minna läbi ja liikuda edasi. Lisaks sellele, et tantra on vaimne süsteem ja tõstab sind kõvasti, saad sellega kaasa sellised väikesed pisiasjad nagu oluline orgasmilisuse tõus, multiorgasmilisus nii meestele kui naistele, suguühte penetratsiooni ehk seksi kestvuse pikenemine täpselt nii pikaks, nagu just sina pead seda vajalikuks, mitte nii kaua, kui ära tuli. Ja mis võiks veel rahuldavust pakkuvam ja toredam olla, kui olla oma voodieluga rahul, siis tekib rahuloluga oma igapäevaeluga. Sealjuures jõuda läbi selle kõige eneserealisatsioonini, tervendades ennast, tervendades oma partnerit, pakkudes iseendale partnerile lähedust, naudingut, heaolu ja jagades seda kogu maailmale. See oli ilusti öeldud. Aga räägi, kuidas sa jõudsid üldse tantrani? Kuivõrd tantra esimene assotsiatsioon tihtipeale inimestel, kes ei ole tantra kokku puutunud, on seks ja seksuaalsus, siis pole salata, et ka mina jõudsin seda niimoodi. Ehk et kuskilt kostus, et on tulemas üks äge seksikursus. Ja avatud inimesena ma läksin seda loomulikult vaatama, et mida veel seksuaalsusest avastada on. Leidsin kõik need ägedad tööriistad, kuidas seksuaalsust enda jaoks kasutada ja leidsin veel midagi üliägedat, see, et seksuaalsusega võib olla seotud ka vaimsus, enese areng ja see inspireeris mind selliselt, et ma sellest ajast saadik olen suure kire ja vaimustusega uurinud kõiki neid teadmisi ja tehnikaid, mida tantralasega külgnevatel süsteemidel jagada on. Et läbi naudingu eneserealisatsiooni poole. Kuidas sina jõudsid tantrasse? Mina jõudsin tantrasse läbi küsimuste, mis mul tekkisid, olles siis olnud joogateel aastaid. Et praktiseerisid selliseid tavalisi joogaliike. Tekkiski mul küsimus, et aga seksuaalenergia, et kuna seksuaalenergiat otseselt ei käsitleta väga avatult väga paljudes joogaliikides või räägitakse sellest väga vähe, siis olles seksuaalne naine jäi minule nendest õpetustest natuke väheks ja ma hakkasin iseseisvalt edasi uurima ja jõudsin tantra kursustele. Aga mis ma veel võib-olla tahaksin öelda, et miks sellele kursusele Alar Krautmanni kooli tasub tulla, on, et tihtipeale, kui sa lähed seda tantrat kuhugi nuusutama, siis sa saad pigem selliseid töötubasid, kus tehakse praktilisi harjutusi ja sa ei pane seda võib-olla süsteemselt kokku, et milleks, mida tehakse. Seal ei räägitagi põhialustest, sellepärast, et see kursus ei ole selleks mõeldud. Aga siis sellel põhjalikumal tantrismi kursusel saad sa ka täpselt teada, mida, miks ja kuidas. Ja, see kursus on ehitatud üles selliselt, sa saaksid oma tantristlikku teed ka kodus jätkata. Minu nimi on Margus Sarmat. Mina olen Kristiina Saul. Kohtume Alar Krautmanni Terviseakadeemias tantra kursusel. Namaste. Namaste.